Joo, treener Siim siin. Täna räägime siis minu ekstreemsest eksperimendist, milleks on siis võistluskulturismi vormi tegemine, selleks valmistumine, mis on positiivsed, negatiivsed. Ja video lõpus siis vaatame ka ükshaaval minu hetkeseisu ja poosid läbi, vaatame, mis seis on. Aga alustame positiivsest. Igat asja on võimalik vaadata kas klaas pooltühi või pooltäis. Samamoodi siis võistluskulturismi vormi tegemist, et ütlen ausalt, natukene valmistasin ette, väike siuke paber, mõned siuksed plussid, miinused panin selle peale kirja, negatiivsed olid rohkem kui positiivseid, aga saamegi ükshaaval käia. Ja mis meil ütleme positiivsetena nagu on, üks asi, mis praegu hästi huvitav on, mis entusiasmi ka tekitab, on see võistlusvormi enda nagu saavutamine, sinna nagu vaikselt jõudmine seal suunas. Ja mis sellest põnevat on tegelikult see, et mida madalamale praegu kaaluga jõuda, seda rohkem hakkan nagu detaile nägema. Erinevaid jooni, erinevaid nagu keha, ütleme, separatsiooni, striatsiooni ja nii edasi. See on tegelikult väga põnev, seda on väga huvitav vaadata, milleks ühe inimese keha on võimeline, et millist siluetti, millist esteetilist sellist kujundit on võimalik sealt naha alt välja tuua. Ja see ongi, see sisuliselt ongi nagu võistlusspordi kulturismi nagu mõte, luua selline skulptuur, mis on tasakaalukas, detailne, esteetiline, silmale ilus, ütleme, ilus vaadata. Ilu muidugi in the eye of the beholder, ehk siis vaataja silmis, ehk suhteliselt ekstreemne on ka see ikkagi see kulturismi vorm, aga ta on ikkagi selles mõttes nagu midagi erilist. See on midagi unikaalset ja ainulaadset, mida vähesed inimesed suudavad teha. Ja sinna nagu vaikselt jõudmine, see on see, mis on, ütleme, see üks positiivsetest külgedest praeguse protsessi puhul. Teine positiivne asi, mida ma märganud on see, et ütleme nii, et aeroobne võimekus, kui selline on paranenud. Ehk siis see on päris nagu põnev on isegi. Just nagu kestvustöö ja vastupidavuslik võimekus. Sest mu kehamass on siuke 11 kilo ümmarguselt langenud. Ja kujutate ette, et kui siuke 11-kilone suur ketas näiteks on seljas ja sellega jooksete või liigute ringi ja võtate selle maha, kui suur tegelikult see kehamassi vahe on. Ja teine on see, et ütleme siis üldine aeroobne vastupidavus ja selle nagu treenimine. Eks see liikumine ise on nagu palju lihtsamaks muutunud. Olenevalt päevast muidugi, sest mingitel päevadel energiaressurss keha puhul on tunda, kuidas on hästi madal, nendel päevadel on pigem nagu raskem seda liikumist teha, aga need päevad, kus energiaressurss on hea, nendel päevadel aeroobsed nagu, ütleme, tegevusi teha on tegelikult nagu suhteliselt rõõm, sest sa näed seal ka progressi, sa tunned, kui kerge on joosta, sest ma mingitel päevadel teen jooksu näiteks ja teen näiteks siukseid trepijooksu intervalle siin kodu lähedal teen juurde ja see, mis kergusega ma suudan oma kehast üles viia, see nagu lihtsalt tekitab rõõmu ja entusiasmi. Kolmas positiivne asi on siis üldine see distsipliin ja rutiin, mida see terve protsess sisse harjutab ja see enesedistsipliin. Ja see tegelikult on hästi mõnus selles osas, et teda on äge nüüd üle kanda, et kui see protsess läbi saab, sest see ikkagi vajab väga tugevat enesedistsipliini ja motiveeritust, et siin protsessi sees nagu püsida ja seda edukalt teha. Ja see, et ma seda olen selliselt jõudnud siin teha, see tegelikult on, seda ma vaatan pigem nagu positiivsena, suutes siis olla sellest üle. Ja näited ongi näiteks enam-vähem, et minu töö mõttes, minu prioriteet on minu kliendid, et need on minu meeskond, minu inimesed, keda ma iganädalaselt, igapäevaselt aitan, juhendan ja ma olen selles mõttes rutiini mõttes ja distsipliini mõttes väga nagu hea on olla selles osas, et ma pole seal mingeid järeleandmisi teinud. Ehk siis põhimõtteliselt ma suudan nendeks hetkedes kokku võtta, kui minul on kliendiga kokkusaamine või arutamine ja ma seal annan endast endiselt 100%. Jah, ma olen nagu rohkem väsinud, aga ma pigem ei näita seda, nii palju võimalik ei näita seda välja ja endiselt kõik minu fookus on minu treenitava peal, sest tema ongi minu nagu karjääri fookus ja need inimesed, kes on minu nii-öelda treenitavad, need ongi minu nagu prioriteet. Ja seal ei ole nagu järeleandmist olnud. Siis on muud nagu elurutiinid, ehk siis nagu näiteks ongi kirjanduse lugemine, et enamus hommikutel endiselt siuke poolteist tundi ma hommikuti loen erinevat kirjandust, mis mind huvitab, mis on nagu tulevikku, ütleme siis erinevate visioonide teostamiseks vajalik kirjandus. Ja seda rutiini ma olen suutnud hoida olemata sellest, et mu keha nagu ütleme siis on kohati väga letargiline ja väsinud.
ja siit võimegi minna edasi negatiivsete peale. Ehk esimene punkt on letargilisus või ütleme energiapuudus üldisena. Ehk siuke apaatsus ja siuke, ütleme, jah, selline energiapuudus on see üks siuke klassikalisemaid negatiivseid faktoreid. See mõjutab siis kõiki nagu muid faktoreid, mida päeva jooksul inimene teeb ja tuleneb siis lihtsalt füsioloogilisest sellest kehatalituslikust, ütleme, kohanemisest, mis tuleneb siis sellele, et mu keharasvaprotsent hakkab väga madalaks minema ja keharasvaprotsendi madalamaks viimine on toimunud siis tegelikult läbi negatiivse energiatasakaalu, mis tähendab seda, et toiduenergiat pika aja jooksul on kogu aeg natukene vähe on minu keha jaoks, ta on pidanud energiaressurssi keharasva arvelt võtma juba pikemat aega, sellepärast et toitu pole piisavalt lihtsalt ja nälg on majas. Aga kui väga pikalt ega nälg majas on, siis see hakkab ka, ütleme siis, üldist produktiivsust mõjutama. Siis selle targilisus kandub üle ka emotsionaalsesse seisundisse, ehk vahepeal on ka siuke nagu ärevam natuke olla ja mingitel hetkel on nagu ärevam olla ja nagu lähen mingid täiesti nagu lambi asjade peale nagu kergem natuke ärrituda ja mingitel teistel hetkedel, kus on väga nagu apaatne olla, et siis on nagu selles mõttes nagu see omakorda võimendub. Ehk siis nagu need kaks äärmust, kus ühel hetkel sa oled väga nagu madalseisus, väga nagu energiavaene ja nagu tunned, kus motivatsiooni midagi pole, see nagu võimendub selles nagu üldises energiapuudujäägis. Ja siis teiselt poolt, kui oled just hästi aktiivne, siis natuke vahepeal oled natuke liiga aktiivne ja lähed väga siukseks teravaks nagu. Et see emotsionaalne seisund ja muud ehk siis üldiselt ka kõigub ekstreemselt. Järgmine negatiivne faktor on toidule fokusseeritus. See on suhteliselt intensiivseks muutunud närvisüsteemi poolt siis ja endokriinsüsteemi poolt reguleeritud, ütleme siis toiduenergia puuduses tekkinud ja siis reguleerib keha selliselt ja närvisüsteemiga selliselt, et ma läheks ja keskenduks toidule. Aga selle negatiivne faktor on see, et suht suur fookus on sellel kogu aeg. Ehk väga palju mõtteid keeleb toidu ümber, kogu aeg ootad järgmist toidukorda, et saaks selle uuesti süüa. Ja siis on ka need üldised nagu siuksed söögiisud või siuksed mõtted keerlevad toidu ümber, et kuidas ma tahaks tahaks kuhugi, ma ei tea, kotsepoe sinna pagarärisse minna, mis mul siit paari tänava kaugusel on ja seal on siuksed mingid kaneelirullid ja kaneelisaiad ja need tunduvad nagu eriti intensiivselt nagu eriti maitsvad. Ja see on mu närvisüsteemi ja poolt reguleeritud selliseks, et nad on praegu hüper maitsvad põhimõtteliselt ja toidulõhnad ja toidu, ütleme, siuke välimus ja kõik siuke on praegu väga tugevalt üle reguleeritud. Ja kui ma näiteks mingid, ma ei tea, võileiba teen, panen sinna mingid kanasinki peale, midagi siukest, siis see kohati, see kuidas see maitse on, see ei ole võrreldav sellega, kui ma ei ole nii-öelda pikka dieeti teinud. Ehk see mingi võileib singiga võib olla sama hea, nagu ma kuskil tipprestoranis mingit toitu sööks. Ja kui ma läheks tipprestorani mingit toitu sööma, siis see oleks omakorda veel üle reguleeritud, et kuna ma ei ole käinud, siis ma ei kujuta ette, mis maitsega see on, aga kui dieet läbi saab, siis ma juba tean, et ma lähen mingit kooke ja erinevaid asju sööma ja selles osas on mul täitsa nagu külma närviga lähen seda tegema, siis ma tean, et see on mu tervisele hea, et kaotada rasvamassi. Siis negatiivselt on mõjutatud loomulikult ka treeningud, ehk trenni mõttes suht siuke kala on olla enamustrennid, suht külm on olla, teed oma soojenduse ära, teed esimesed tööseeriad ära, ikka oled külm. Et siuke, ma ei tea, trenni lõpuks tavaliselt juba hakkab siuke enam-vähem keha läheb natukene juba soojaks, kui sa oled juba väga palju tööd ära teinud. Nii et selles mõttes igatsen ka seda mõju ja efekti, et kui ma lähen trenni, siis mu energiavarud on nagu küllastunud ja ma tunnen nagu siukest intensiivsust ja suurt nagu energiat sees, mida ei ole nagu pikemat aega olnud. Nii et trennid samamoodi on raskemaks muutunud. Ja mis seal salata, samamoodi on ka libido langenud, mis on täiesti normaalne selle võistlusspordi puhul. Ehk, ütleme, närvisüsteemile samamoodi ei ole hetkel paljunemine ei ole fookuseks, toitumine on fookuseks, ellujäämine on fookuseks, et ma nälga ei sureks ja siis, ütleme, see apaatsus letargilises samamoodi nagu libidot mõjutab nii minul kui minu abikaasal siis Kristiinile, kes minuga koos valmistub siis fitnessi võistlusteks, et meil mõlemal on libido langenud, mis on täiesti loogiline tegelikult enamus inimestel see avaldub, et väga vähesed on need, kellel tegelikult libidot see ei mõjuta. Puhtalt juba ainult, ütleme siis energiataseme mõttes, sest kui sa oled nagu väga letargiline tühi, siis nagu selle, ütleme, seksuaalsetest tegevusteks ei jää nagu väga palju siukest nagu entusiasmi üle.
ja samamoodi on ka erinevad juhtumi uuringuid tehtud naturaalsete sportlastega, see on nüüd oluline aspekt siin, sest need, kes endale, ütleme siis, kehavälist testosterooni süstivad, nendel see päris ei kehti, aga naturaalsete sportlastena on siis, ütleme, juhtumuuringuid, kus on mõõdetud testosterooni veres ja seal on see võistlusvormi tegemine on teatud juhtudel kuni 75% testosterooni taset langetanud, mis on tegelikult väga suur kaotus ja naistel samamoodi on tihti menstruaaltsükkel häiritud ja estrogeeni tase on negatiivselt mõjutatud selle poolt. Ja sellega seoses mul endal ka plaanis, kas siis millalgi, kuna mul 3 võistlust tulemas ja esimene neist on juba ümmarguselt 3 nädala pärast, et siis kuskil nende 3 võistluse vahepeal kavatsen minna Synlabi ja mõõta kindlasti üldtestosterooni ja sealhulgas ka suguhormoone siduvat globuliini. Miks? Sellepärast nende 2 näiduga saab siis vaadata palju bioaktiivset testosterooni veres reaalselt on. Ehk kuna osa siis üldtestosteroonist on globuliiniga seotud, osa on albumiiniga seotud, osa on vaba testosteroon. Aga see globuliiniga seotud on siis kõige mitte bioaktiivsem. Albumiiniga ja vaba testosteroon mõlemad on bioaktiivsed vormid. Ehk globuliiniga see tasub alati üldtestosteroonist maha arvutada, et näha palju tegelikult seda bioaktiivset vormi testosteroonis veres on. See ei ole üldse kallis Synlabis, ümmargust ma praegu peast ei mäleta, aga tõenäoliselt mingi 20 euroga saab nagu mõlemad need 2 ära mõõta. Et seda ma lähen mõõtma. Eelmise aasta detsembris mõõtsin ka üldtestosterooni, siis oli 21 nanomooli liitri kohta see näit. Referentsväärtus, normväärtus on 8–28, ehk siis süke keskmisest kõrgem oli testosteroon detsembris, nii et väga huvitav saab olema ka enda puhul väikese eksperiment ja juhtumi uuring, et kui palju minul ta näiteks langenud on. Ja Krissu puhul samamoodi lähme mõõtma ja lähme ka östradioli kindlasti mõõtma. Vaatame, kuidas see seda ka mõjutanud on, sest naistel üldiselt ka madala rasvaprotsendini jõudes väga palju ka see langeb. Nii et teeme siukse väikse huvitava eksperimendi ära ja sealt edasi kindlasti juhul, kui need näidud on langenud, see on kindlasti individuaalne, osadel langeb rohkem, osadel vähem, siis ütleme 1 või 2 kuud peale võistlusvormi, kui me oleme siis ütleme rasvaprotsenti jälle tõstud, siis lähme uuesti mõõdame ja vaatame, kuidas see taastunud on. Need osad juhtumiuuringud, mis on tehtud naturaalsete sportlaste peal, siis üldiselt paari kuuga on hormoonnäidud uuesti nagu normaliseerunud, aga see kindlasti sõltub sellest, et kui palju ka sportlased on sellest dieedist välja tulnud. Ja siit tuleb ka olulisemalt, miks ei tohi jääda võistlusvormi või võistlusvormi lähedasse seisundisse, et siuke klassikaline et enam-vähem, et paar kilo võtad juurde ainult ja nii edasi peale võistluseid. See on enamus inimeste jaoks suure tõenäosusega bullshit, ehk siis mitte mingil juhul ei tohi seda teha, vaid peab kindlasti rohkem keharasva massi taastama selleks, et nii suguhormoonid taastuks, kui ka tegelikult peab normaliseeruma söögisuu regulatsioon, leptiin, kleriin, nii edasi. Ehk kõik seda on vaja stabiliseerida, et tagasi normaalseks inimeseks saada võimalikult kiiresti, sest me ei taha tervist lõhkuda, sest tervis on number 1, see on kõige tähtsam osa. Aga ega midagi, Vlogi käigus kindlasti mul eesmärk ka kaardistada seda protsessi, ehk siis kuidas nagu see võistlusvormi tegemine ise nüüd sujub, mis see vorm tuleb ja siis kindlasti ka see, et kuidas mul taastumine sellest sujub, mis mu kehakaal peale võistlused teeb, siis mis mu suhe toiduga teeb, mis mu hormooninäidud teevad. Nii et kõik selline huvitav aspekt, sest selle YouTube kanali mõte mul tegelikult on ikkagi ka suuresti see, mis on ka minu nagu karjäär, minu töö, ehk siis kuna ma treenerina töötan inimeste siis ütleme elustiili, treeninguid ja toitumist juhendan, siis number 1 alati on inimeste tervislik seisund minu jaoks ja minu enda puhul ka tegelikult on number 1 tervislik seisund ja see, ütleme, kulturismis võistlemine on siuke harv eksperiment minu jaoks. Sest kui seda väga tihedalt teha, siis see on väga ebatervislik ja see läheb minu eesmärkidele vastu. Sest minu eesmärk on elada nii pikka kui võimalik elu ja kõrge kvaliteediga elada seda. Ja ütleme, kulturism kui elustiil on väga tervislik elustiil, ehk siis kõrge kehaline aktiivsus, jõutreeningud, kardiovaskulaased treeningud ja siis tasakaalustatud mitmekümne toitumine. Super elu ja ütleme pikendamiseks, elu kvaliteedi hoidmiseks, kehamassi normaalsena hoidmiseks. Ülihea asi, võistlusvormi tegemine on ebatervislik, aga kui seda teha targalt ja lühiajaliselt ja sellest normaalselt ja kiiresti välja tulla, siis tõenäoliselt mõju tervisele on minimaalne. Ja see on ka põhjus, miks ma olen nõus seda nii-öelda harva tegema, kuigi see käib nagu
perspektiivis minu eesmärkidele vastu. Nii, ega muud midagi. Vaatame mul siis, teeme vormikontrolli, vaatame mu poosidele, vaatame, mis seis on. Nii, esimene poos siis, mida ma kohe hakkan sisse võtma, on vaba seis eest. Nii, praegu võtsin selle ilusti sisse. 3 nädalat on siis esimeste võistlusteni profiline aeg, ehk siis siit annab veel siuke 1,5 kuni 2 kilo alla võtta, aga teatud teravus on praegu juba käes, eest just eriti. Reie 4 pealihastest oli detail väljas, rätseplihas oli väljas, kõhulihas on mul geneetiliselt suhteliselt hea, see tuleb ja kehadepoorasva hoiab mul suhteliselt vähe seal kõhulihase peal, selle detail tuleb suhteliselt kiiresti välja. Vahepeal oli veerand pöörad paremale, nüüd on vabalt seis tagant, on selle poosi nimi. Nüüd, kuna geneetiliselt mul skelett ei ole kõige andetkad kulturismi jaoks, siis kahjuks õlavöötmest, ütleme rangluudest, õlgade laius ei ole mul väga lai võrreldes minu siis puusade suhtes, ehk see V-kuju ja X-kuju, mida ma suudan oma kehaga saavutada, geneetiliselt kõige andekam ei ole, aga seda ma siis kompenseerin lihasmassi arenguga, ehk võimalikult palju siis lihasmassi arendan enda kehas, et seda illusiooni luua, et mul ikkagi oleks nagu mingi kuju kehal olemas. Nii, topelt biceps eest on järgmine poos. Siis samamoodi jalgadest see detail hakkab täitsa ilusti välja tulema, et kui siit natukene veel kilosid alla võtta, peaks saama päris nagu hea vormi peaks kätte saama. Edasi lähen siis lailihas eest on selle poosi nimi. Ja selle poosiga samamoodi siis natukene minu geneetiline nõrkus lööb välja, luustruktuuri nõrkus selles osas, et õlgade laius versus puusade laius ja siis ütleme see X-kuju, mis tekib. Siis küljepoosid üldiselt on mul natukene tugevamad geneetiliselt, see on siis rind biceps küljelt, ehk siin ei mängi see X-kuju nii suurt rolli, siit mängib rohkem see nagu front to side thickness või front to back thickness ehk siis ees taha siuke paksus ja kuna mul siuke lihasmassi areng on suhteliselt hea kehas, siis seal nagu siukest nõrkust välja ei paista. Topelt biceps tagant hakkab samamoodi nüüd detail välja tulema, siin mängib tegelikult väga oluline on reie tagaosa ja tuhar ja selle kuivus just klassikalises kulturismis, et see on mul alati nõrk koht olnud ja praegu ta nüüd vaikselt hakkab tulema, nii et lootust on, et järgmise 1,5 kuni 2 kilogrammi kaotusega, rasvaprotsenti langusega saab sealt juba mingi kerge detaili välja. Mitte kunagi kulturismi laval mul erilist detaili reie tagaosas tuharas ma pole kunagi päris kätte saanud, ma ei ole seda maksimaalselt nagu kõige ekstreemsemat kuivust kunagi nagu päris saavutanud ja mul geneetiliselt hoiab keha depoorasva kõige rohkem alati tuharate ja reie tagaosa peal ja see on individuaalne geneetiliselt, mõnel inimesel on seal rohkem, mõnel vähem ja minul kõhulihaste peal näiteks geneetiliselt on just vähem rasva. Nii, ja kõht-jalad viimane poos. Ega rohkem ei olegi midagi. Kuule, aga kui sulle kanal meeldib, pane subscribe, kui video meeldis, pane like ja ega muud midagi järgmise korrani. Olge mõnusad!